Suurest suvest hoolimata jätkus noorte karditähtede sari Talendid rajale jaanipäeva järgse 27. juuni võistlusega Rapla kardirajal. Rapla kardirada oli selle sarja toimumiseks täiesti uus paik. Juba mõnda aega on võimalus ka Rapla rajal igapäevaselt hobikartidega sõita. Eriti auväärne oli fakt, et etapp kuulus Rapla valla 130. aastapäeva tähistamise ürituste sarja. Karm suvekuumus oli natukeseks järele andnud ja see tegi sellest päevast toreda võistluspäeva. Ilm võistlemiseks oli ideaalne. Kindlasti nõudis Rapla rada noortelt väheka harjumist. Eks parem oligi see, kes sellega kiiremini hakkama sai. Nüüd aga võistluse juurde. Vanemas vanuserühmas sõideti 2 finaali. B-finaalist edenesid A-finaali Kevin Lääne, Erhard Annust ja Armin Rebane. Need ei olnud kaugeltki need sõitjad, kes seda finaali läksid võtma parimatelt positsioonidelt. Armin Rebane võitles ennast edasipääsejate hulka lausa 6. kohalt, teiselt vastavalt 3. ja 4. Seega alati ei saa määravaks mitte kiire aeg, aga oskus ennast sellises suures ühistardis maksma panna. Need noored tegid seda suhteliselt sõidu alguses, vaid Rebane tegi kõvasti tööd selle nimel, et edasipääsejate kolmikusse jõuda. Lõpueel püdis ta kinni ka kogu võistluse tempot teinud Lääne ja Annusti. Neid ootas ees ka A-finaal. A-finaali kõige magusamalt kohalt alustab sõitu selles sarjas ennast juba väga tublilt tõestanud Jürgen Laanso. Siis Anna-Grete Suvemaa, Artur Karu, Steven Markus Ojapõld, Omar Laanso, Gert-Martin Jesmin ja B-finaali kolmik. Laanso saab stardist hästi minema ja talle kohe järele Anna-Grete. Ja stardi teeb Omar Laanso ja tõuseb 3. Omar Laanso järel saab hea koha sisse võtta sellises jälitajate rongis Gert-Martin Jesmin. Iga ringiga, mida rajal mõõdetakse, suureneb Jürgen Laanso ja Anna-Grete Suvemaa edu. Nende taga moodustub 3 jälitajast rong, mida veab Omar Laanso. Just see kolmik liidrite taga on see koht, kus sündmused hakkavad toimuma. Eitlus käib seal poodiumi 3. koha nimel. Kui võitjas ja teise koha omanikus pole kahtlust, siis lõpu eel suudab Jesmin mööduda Omar Laansust, tõusta 3. ja sinna jääda. Siin olid abiks ka teiste sõitjate ajalised karistused. Nii ka A-finaal lõpetatakse. Ülivõimas võitja on Jürgen Laanso, teine Anna-Grete Suvemaa ja 3. Gert-Martin Jesmin. Sõit oli ülivõimas, et kuidas see niimoodi õnnestus? Minu arust läks ka väga hästi, et kohe kiiresti minema. Jah, et stardist sai väga hästi ja kaart oli päris hea. Mulle väga meeldis sõit. Mida sa teinud oled? Sa oled ju siin sarjas ikkagi päris pikalt kaasa sõitnud või sõidad kuskil mujal ikkagi ka eel? Ja ma käin ka Pärnus koos teiste lastega trennis ja käisin vahepeal harjutamas siin rajal, et ikka esimest kohta võita. See on oluline. Ja ikka on. Meeldib see sari? Ja meeldib küll. Hea uus võimalus, et võistelda. Millal siis juba Eesti meistervõistlused terendavad kaardi sees? Eks seda ma veel ei oska öelda, et vaatab küll kunagi läheb ikka. Tahaks küll minna. Et kaardisport on see, mis sulle meeldib ja millega tahaksid tegeleda? Kindlasti. Peale 3 etapp juhibki vanemate arvestuses Jürgen Laanso, kellel punkte koos 350, Anna-Grete Suvemaal 292, Steven Markus Ojapõllul 205 ja Artur Karul 200. Gert-Martin Jesmin on 5 182 punktiga. Nagu ikka oli põhiklassiks noorem vanuserühm, kus siis sündinud 2009 ja hiljem. D-finaalist oli taas võimalik hakata püüdma pääsu suurt A-finaali. Raske see reeglina on, kuid mitte võimatu. Selle finaali stardirivi moodustavad Kail-Kriston Tuhkru, Romet Allikas, Günter Ilves, Jan Bragi, Miia-Gret Visberg, Andri Lind, Helmut Morgan Riikoja, Rait Torgussaar, Elari Teras ja Kelly Lapotkin. Selline suur koosseis kohe. Nii kui lähe anti, nii tulistab 4. positsioonilt liidriks Jan Bragi ja hakkab rivi vedama. Langeb Tuhkru ja teiseks tõuseb Allikas. Päris ära ei saa kaasvõistlejaid unustada ka Ilves. Käib tihe rebimine, kuid mitte kauaks. Suhteliselt kindlalt hakkavad positsioonid lõpuks paika saama. 10 minutit rajal annavad kindla võidu Jan Bragile. Teine edasipääseja on Allikas ja 3. Tuhkru. See finaalis tuleb neil nüüd üritama hakata selliste sõitjate vastu nagu Andreas Oopkaup, Rasmus Andreas, Risto Kolossov, edasi Martin Kivirai, Andri-Alan Kaasmaa ja Brendan Reinomägi. Selles stardis saavad eesotsa sõitjad erilise koha muutusteta esialgu minema, kuid mida ring edasi, seda raskemaks neil läheb, sest tagant tuleb taas eelmise finaali võitja Jan Bragi. See sõit on ka keeruline selles osas, et päris mitmetele sõitjatele tuleb ajaline karistus ja oma müksu konkurentidele saab kirja ka Oopkaup, mis ta rivist tahapoole kukutab. Ettepoole jääb temast vaid Risto Kolossov. B-finaali tipust vaatavad vastu sellised tugevad sõitjad nagu Ruudi Reinumägi, Mario Mätik, Armin Kaar, Marten Meindorf, Rander Roosipõld ja Kaspar Pikkpõld. Neile lisaks siis eelmised C-finaali kolmik. Selle sõidu 2 tugevad sõitjad pääsevad rajale praktiliselt koos ja arvestades nende oskusi,
puid-maid rajal nad omavahel jagama ka hakkasid. Reinumäe käes ja Mätik tihedalt kannul. 3. positsiooni hoiab Martin Meindorf, kuid üsna pea pääseb teda kollitama Kaspar Pikpõld ja sealt tekib ilmselt selle sõidu kõige suurem vastasseis. Praktiliselt igal ringil käib positsioonide vahetus. See nõuab samas ka tugevat võistleja närvi, et mitte alla anda. Kui Reinumäe ja Mätik lähevad oma teed ja ilmselt saavad ka selles järjestuses edasi, siis alles viimasel ringil peab rajult sõitnud Meindorf alla vanduma ja koha A-finaalis saab hoopis Pikpõld. Suur A-finaal Rapla kardirajal ja meeldiva üllatusena läheb võitu otsima kõige paremalt stardikohalt Joosep Siniorg, kes selleks ajaks oli sõitnud välja päeva parima ringiaja. Siis üllatusmees vaid 8-aastane Raimo Kaljuste, juba 2 etappi võitnud Ramon Vlassenko, Martti Raudleht, Markus Jauk, Gregor Tamme ja juba kuuldud B-finaali 3 paremat. Kuigi Siniorg on kogenud sõit ja siiski oma eelista kindlustada ei saa, sest praktiliselt kohe võtab liidrikoha sisse Vlassenko, kellel juba kogemus Raplas sõitmisest Eesti meistrivõistlustel. 4. teiseks tõuseb Raudleht, ettepoole hakkab vaikselt ronima ka Markus Jauk. Vlassenko tuulde tõusebki üsna pea võistluspaar Raudleht ja Jauk. Raudleht suudab küll mingi aja olla liidri tempos, kuid üsna pea ta pudeneb vaikselt tahapoole ja siis tuleb tal hakata heitlema Jaugiga. Just nemad kahekesi selle finaali põnevaks teevadki. Sõprade vahel käib väga tuline andmine. Samal ajal libiseb Vlassenko 3. etappi võidu poole. Teised selles finaalis ilmselt poodiumikohtade pärast enam heitlema ei pääse. Vlassenko võidab ja lõpueel saab teiseks Markus Jauk, 3. on Martti Raudleht. Oli raju lõpp. No 3. hooaja võit, et läksid küll mitte kõige paremalt positsioonilt rajale, et kui tuttav sul see Rapla rada on? Ta on ikka väga tuttav, sest siin oli Eesti meistrivõistlused ka ja tiim õpetas nagu väga hästi siin sõitma. Nii et sa sellepärast eriti ei peljanud, et sa päris kõige kõrgemalt positsioonilt rajale lähed? Ei pelganud jah, ja siis ma sain teada, et see kart, mis ma sain, et oli kiirendus, et väga hea. Nii et tegelikult kõik läks taas hästi, et mis sul selline esimene mõte oligi peas, kui stardist minema saad, et kohe ikkagi kõige parem positsioon kätte saada? Alguses ma mõtlesin, et see vist on nagu natuke raske, aga siis seal taga metsakurvis oli nagu tunda, et seal võib midagi juhtuda möödumisi. Nüüd on taas jälle võimalus Eesti meistrivõistlustel osaleda? Ja ma ootan juba väga seda. No sa pidasid ikka siin harva nähtava duelli, et kas endal oli ka ikkagi selline tunne, et suudad ikkagi praegu konkurenti edastada ka? No iseenesest tunne oli väga suur, et me siin sõbraga tegime plaani, see plaan läks väga hästi. Ise lootsime, et saame esimese koha, aga Vlassenko võitis selle ikkagi väga kenasti ära. Ja siis me seal pusisime, aga lõpus sõber tegi väikse vea ja siis sain selle enesetunde ja lõpuks saingi mööda. Et seda viga tuleb ikkagi rajal otsida, kogu aeg jälgida, mida eessõitja teeb, et kui tahad ikka mööda saada. Ja, et kui sa tahad ikkagi head kohta saavutada, siis sa peaksid pingutama niimoodi, et sa tead, mida teine teeb. Sellepärast ma olengi juba 2 aastat sellel võistlusel ja nüüd ma juba tean, kuidas teised käituvad. Kuidas sulle see Rapla rada meeldis praegu? No teist korda siin hobikaardiga, aga muidu on see rada väga tore hobikaardiga siin huvitavalt sõita. Millal sa siis ükskord Ramon Vlassenko ära võidad? No küll see päev millalgi tuleb. Kokkuvõttes on selles vanuserühmas Vlassenko edu võimas, punkte kokku 380. Teine on Kaspar Pikpõld 204 punktiga, 3. Armin Kaar 192, 4. Markus Jauk 184 ja 5. Ruudi Reinumägi 180 punktiga.